ja meile tuleb rääkima Tiit Mansberg Lauri Jaani talust ja temal on siis ka Jahu Jaan, on poelettidelt tuntud. Nii, palun. Tere, mina olen Tiit Mansberg ja suundume nüüd siis Eestimaa äärealadele ja siis sinna Läänekülje peale, kus on Lauri Jaani talu nimeline koht ja kus siis mina nüüd olen tegutsenud, aga kui ma nüüd hakkasin sellel teemale mõtlema, kui esinema paluti tulla, et siis tegemist on siis tegelikult ju taluga, kus minu osa on suhteliselt väike, et mina olen siin olnud tegelane kõigest, ma ei tea, 7-8, maksimaalselt 10 aastat, aga talu ise on juba siis 35 aastat tegutsenud. Aga kõigepealt võib-olla näitaksin ära ühe video, mis väiketootjast võib saada, kui tal ühel hetkel asjad õnnestuvad ja teised leiavad, et sellel asjal on sisu. Et vaatame siis korraks. Talupidamine on olnud juba lapsepõlvest saati minuga koos. Et vanaema pidas talu, isa pidas talu. Et see on siis tuntud sangaste rukis, mis on aretatud Eestis ja mille eripäraks on siis hästi pikk kõrs ja suurepärane leiva jahu maitse. 2012. aastal, kui ma otsustasin Tallinnas palgatöö lõpetada ja mõtlesin, et tulen isa lappi. Isa juba pidas talu ja seda ta siin majandas ja mina siis võtsin enda peale paberitööd. Tänapäeval ilma selleta kuidagi talu ei pea. Et me oleme talispelta põllu peal. Spelta nisu siis hakati kasvatama juba võib-olla ürgajal peaaegu. Et üks esimesi nisusid, mida inimene tänapäeval kasutusele võttis. 2 aastat hiljem isa lahkus ja siis tuli otsustada, et kas ma tahan seda asja edasi viia ja jätkata. Ja siis ma hakkasin tegema. Siis tuli minna traktorirooli ja põllule ja sellest kasvas välja Jahu Jaan. Ja Jahu Jaan tegeleb siis oma teraviljast jahu jahvatamisega, kruupide ja helveste valmistamisega. Nüüd me oleme kestata kaera juurde jõudnud ja kestata kaera olen ma siis kasutanud nüüd juba ligemale 3 aastat. Ja tema eeliseks on see, et ma ei pea teda koorima. Ehk sellest võib kohe põhimõtteliselt helvest valmistada. Nüüd ma leidsin üles Spelta nisu koti. Et see nüüd on juba siis kooritud ja näeb välja nagu täitsa tavaline teravili. Aga tegelikult kasvab ta kesta sees. Oleme suuna võtnud pakkuda kõike, ehk siis kaer, hernes, oder, rukis, nisu, tatar, Spelta nisu. Et Spelta nisu võikski natukene olla meie märk, ehk me peame seda talu Spelta nisu maale toojaks Eestis, kui vennas Saksamaalt tõi esimesed Spelta seemned, siis meie talus need mulda pandi. Lähme vaatame siis, kuidas meil see veskitöö käib. Tooraine asub selles hoone osas ja teravilja toome suurte kottidega siia ja käsitsi veame edasi veski poole. Siin on siis meie veski ehk siis meie veski süda. Kasutan ma ABC Hanseni kiviveskit. Sõelume oma jahusid klassikalises jahukapis, kus tuleb välja siis püül, sõre, manna ja klii. Ja nüüd oleme jõudnud meie pakkimisruumi, kus me teeme siis väikseid pakendeid ja suuri pakendeid ja paneme oma jahukottidele ilusad sildid külge. Talupidamist ei saagi nimetada selles mõttes, et raske või et ükski töö ei ole raske, kui sa sellega üle ei pinguta. Et raskus on ületöötamine. Nüüd ma olen valmis teile näitama, kuidas Jahu Jaani jahud saavad pakendisse. Kui õige kogus on seadistatud, on võrdlemisi lihtne pakendamine. See küll veidi siuke iganenud ütlus, aga maa annab meile nagu toidulauale. et kui sul on maa, siis sa nälga ei näe. Et kui sul on käed-jalad terved ja tööd jaksad teha, et see on see peamine nagu rikkus ja võimalus. Et ise tegemine on ikka vist kõige suurem rõõm sinna juurde.
Jahujaani tooteid leiate Rimist talutoidablettidelt. Nii, et kuidas me siis sinnamaale jõudsime? Ja kui me seda ajalugu vaatama hakkame, et siis tegelikult, kui ma ise arvasin algul, et mina olen selles talus siis nagu väärindaja olnud ja tulin ja hakkasin väärindama, siis ma ise avastasin, et tegelikult on meie talus algusest peale väärindatud. Ja kuna see väärindus ongi täna nagu fookuses, siis mida me väärindanud oleme? Me oleme väärindanud piima. See tähendab, et me tootsime ise piima, me väärindasime ise piima, tegime sellest jogurtit ja müüsime seda loomulikult turul. Siis meil oli sealiha. Sealiha me müüsime ka turul. Siis meil tulid lambad, lihaveised. Ka neid me väärindasime, kasutades nii teenust kui ise, mida muidugi ei tohtinud teha, aga kõik tegid loomulikult. Ja siis tuli lõpuks teraviljakasvatus. Ja sealt siis algab nii-öelda minupoolne võib-olla väärindamine või teema. Kuigi ka jahu on olnud tegelikult juba minu vanematel sel ajal, kui nad taluga alustasid, kogu aeg nii-öelda müügis. Ehk siis meie juurest on saanud kogu aeg jahu osta ka varem. Et selleks siis võeti oma vili, leiti Eestimaa pealt see veski ja siis toodi sealt jahu tagasi. Aga täna oleme me ikkagi jõudnud sinna maale, kus mina nimetan selle talu peamiseks tegevuseks ikkagi veskit. Ehk siis kõik muu toimib selle veski toimimise nimel. Ja kui mina siis isalt selle talu nii-öelda üle võtsin, siis 2014, et siis tegelikult kõik asjad olid olemas. Isa oli ostnud panema vennaga koos siis juba selleks ajaks ühe veskikapi, mis olid seisnud nurgas siis juba mitu aastat ja oli suhteliselt viimane hetk neid sealt välja tuua ja taastada ja tööle panna. Ja sealt see siis põhimõtteliselt ikkagi kõik alguse sai, et kõik on nagu alanud nullist ikkagi ja järjest kasvanud edasi ja suuremaks. Samas töölisi oleme ikkagi võrdlemisi vähe omandanud, et isa ajal tegi isa kõik ise. Ja siis, kui mina tegutsema hakkasin, siis tulid, ütleme, peamiselt esimesed palgatöölised, et mina nii palju võimalust ei näinud, et kõike seda üksi edasi hallata ja teha ja siis oli kindlasti vaja leida abikäsi. Et täna on meil näiteks meeskonnas, 5 inimest. 3 on neist palgatöölised ja siis mina ja abikaasa kahekesi oleme siis ka palgatöölised, aga samas nagu ka ettevõtjad, et ega siis tuleb mõlemalt pidi vist vaadata. Ja need inimesed on, ütleme siis 3-2 on olnud minuga koos või meiega koos algusest peale. Nagu ka Mirjam tõi siin välja, et see usaldus on vajalik ja kui sa leiad nagu inimesed, keda hoida ja leiad neile selle motivatsiooni, et nad töötaksid, oleksid olemas, siis sa ise saad väga palju keskenduda teistsugustele asjadele. Et täna ma ise enam nii tihti sinna põllule ei roni, nii tihti ma sinna veskisse enam ei kipu, sest teised oskavad juba seda asja minust paremini. Kahju on seda tunnistada. Aga see tee nagu lõpuks viib selleni välja. Ja mis minu kogemus nagu ütleb, on see, et kõik see algab inimestest. Et kui meil ei oleks selliseid tublisid eestvedajaid nagu näiteks Merit Mikk, kes on lükanud käima Ökosahvri, talu toidab
ja suutnud selle viia suurde ketti, siis minusugust tootjat ilmselt olemas ei oleks. Või siis ma teekski seda tõesti ainult seal Haapsalu külje all ja ainult nendele Haapsalu klientidele. Aga täna on jahujaan siiski jõudnud sinnamaale, et tema tooted on saadaval üle Eesti. Ja me seda tegevust nagu vaatame ja siis ma ütlen ikkagi veel kord, et see nagu ei ole iseenesest väiketootja, ei ole raske olla. Et pigem on ta selles kinni, et kuidas sa ise sellesse ellu suhtud ja mida sa tahad nagu teha. Et kui sa teed asja, mis sind käivitab, siis sa ei näe seal neid raskusi, siis sa näed võimalusi. Ja kui need võimalused ka realiseeruvad, ehk siis õnnestuvad, siis sealt on palju kergem edasi minna ja ka olemas olla. Et tänane jahujaani tulemus ei ole ühe inimese töö ega ühe inimese saavutus, vaid selle taga on tegelikult palju rohkem kui see 5 inimest, keda ma siin meeskonnaks võib-olla nimetan. Et ka jaekettidesse jõudmine, mõnes mõttes oli see meie teadlik valik, kui me oma tootmist alustasime, et sinna suunda me ennast nii-öelda sihtisime ja ega sind keegi avasüli kohe kuskile vastu ei võta, et jah, tule ja sind me oleme oodanud. Et sa pead kuidagi silma paistma. Ja meie jaoks oli see silma paistmise valik siis visuaal, ehk siis me leidsime endale appi väga head disainerid, väga head turundajad, büroost Optimist ja kes aitasid meil panna kokku selle jahujaani brändi või kontseptsiooni. Ja sellega me ilmselt avasime endale ukse jaemüüki. Et ukse tegi lahti meile Merit Mikk, kes võttis meie tooted sisse selle esialgse visuaaliga, kus ei olnud neid ilusaid jahujaani mehikesi. Ja sealt me saime küll alustada ja hakata ennast nagu üles töötama, aga siis nii-öelda see suurtesse kettidesse sisse saamine ja ütleme siis enda vastu huvi tekitamine sai ikkagi alguse sellest, kui me muutsime oma nägu, oma brändi ja ütlesimegi välja, et meil on jahujaan. Et see, ma ütleks, et oli see murrangu hetk, kus meie ei pidanud ise enam jaemüüki sisse ennast pakkuma, vaid meid küsiti. Et siis meil oli võimalik oma siis nii-öelda tootmine korralikult käima tõmmata. Ja saime me sellel hetkel siis kaubanduskettidest nii Talutoidab Rimis, nii Selveris, nii Prismas, nii Maximas ja siis lisanduvad sinna veel siis Rõõmu kaubamaja, Saue kaubakeskus. Aga loomulikult üks asi on sinna kaubandusketti pääseda, teine asi on see, et mis tooteid sa seal kaubandusketis suudad pakkuda või mida sa saad pakkuda, sest riiulitel on konkurents ülitihe. Ja kui meie algus oli nii, et meil oli tõesti 60 toodet, siis reaalses elu on see, et ma arvan, et meil müüb kõige rohkem siis 20 toodet, eks ole. Et pooled neist on sellised tore teha ja tore olla, aga reaalselt me teeme ikkagi peamiselt oma klientidele rukkijahu, nisujahu, tatrajahu ja sellega ta nagu suures plaanis läheb. Et kui raskustest ja muredest rääkida, siis need võib-olla pigem lähevad sinna bürokraatia ja ametkonna suunas, et kuidagi see tänane väiketootja või tootja elu ja ametniku elu on kuidagi üksteisest liiga kaugel. Et selline teineteise mõistmine ja üksteise toetamine
on natukene kasin. Aga samas ei ole need olnud ületamatud raskused, aga omajagu vaeva ja asjatute asjade tegemist ja esitamist ja läbinärimist, et seda on liiga palju olnud. Et ta võtab liiga palju aja sellest minu põhitegevusest, millega ma peaksin rohkem tegelema. Aga samas on need olnud vajalikud ja asendamata tegevused, sest ilma nendeta ei oleks see asi õnnestunud. Aga loodame, et Jahujaanil avanevad uued võimalused, kuigi täna pigem ma ütleks, et ma olen teelahkmel, kas tõmmata siia kriips ja paisata see tegevus müüki või vastuda uus samm ja laieneda ja vaadata eksportturgude poole. Et neid mõtteid tahaks rohkem mõelda, kui PRIA-ametnikega suhelda ja kirjavahetust pidada. Aitäh! Nii, ära jookse veel ära, paar küsimust, nagu meil juba on siin kombeks saanud, et sa mainisid enne ka seda, et oluline on leida see töö ja muu elu tasakaal. Kuidas leidsid selle siis? Läbi valu. Et kui ikka kodus ühel hetkel asjad lähevad kuidagi teravaks, siis saad aru, et oled midagi jätnud tähelepanuta. Okay. Et kui sa ei tea, mis laps koolis teeb või kuidas kaasal läheb, et siis saad aru, et oled natuke liiga eemal olnud. Ja kuidas, see nagu päris ei lähe nüüd sinna alla, aga natukene, et kuidas, või tähendab, sa tõid sellega raskusena välja, et see nõuetele vastamine ja aruandlus ja see, et on päris koormav, et kas te võtsitegi selle jaoks siis eraldi inimese või see tuligi ikkagi oma aja sisse näpistada, et kuidas te selle aja leidsite? No selles mõttes, et see on ikkagi olnud kõik minu õlul ja täna ma olen sellest suutnud läbi närida. Olen pidanud isegi PRIA-ga kohtuvaidlust ja jõudnud nagu lõpptulemuseni, et ametnik ei pea nagu mingeid reegleid niimoodi tõlgendama või jälgima. Aga selles mõttes, et see ei peaks olema nii, et need meetmed on mõeldud meie abistamiseks, mitte selleks, et me tõestame, et me kasutame neid meetmeid nagu õigesti. Et miski pärast sealt läheb nagu on võimalik kaheti mõista ja siis see vaidlus võib nagu väike tootja põhimõtteliselt tegevuse lõpetada. Et me ühest küljest me teame, et me ei saa ilma nende toetusteta hakkama. Ja kui me oleme otsustanud, et see on meie ärimudeli üks osa, need toetused, siis kui ma need toetused endale küsin ja nendega tegelen, siis ühest PRIA otsusest võib tekkida hetk, kus mult nõutakse kogu mingi perioodi toetus tagasi. Ehk siis kogu see üles ehitatud süsteem kukub kuupakile ja peab hakkama nagu vaatama, kuidas pärast sellest välja tulla. Et meile on nagu antud väga suured kohustused ja määratud väga kõrged sanktsioonid, aga ametnike poole peale on jäetud kõik need õigused ja nii-öelda siis mitte vastutused. Et nad tegelikult ei vastuta oma otsuste eest. Okay. Aga aitäh, Tiit!